Tere tulemast tagasi minu kanalile, tere hommikust, minu arust ma iga kord alustan hommikul ja minu arust ma iga kord soovin teile tere hommikust. Aga tere hommikust, ma mõtlesin, et ma pean selle vlogi alguse kohe ära filmima, sest kui ma seda ei tee, siis ma unustan ja ma lihtsalt unustan. Mul on väga põnev vlog teie jaoks või ma tunnen, et minu jaoks see väga põnev, ma arvan, et see on ka teie jaoks väga põnev. Nimelt, nagu ma olen teile juba pikalt maininud, siis isolatsioon on mulle kuidagi väga negatiivselt mõjunud, ilmselt paljudele teist. Aga üks asi, mis ma tean, et ma saan selle jaoks teha, et ma tunneksin jälle ennast hästi, et ma tunneksin ennast nagu mina, teha üks korralik self-care päev. Self-care ehk siis ma bookisin kõik iluhoolitsused, mida ma ei ole endale juba ammu teinud, sest et tõesti, I need it. Ja ma tunnen mal nagu klassikaline tüdruk, kes tunneb, et ta peab õigustama mingeid iluhoolitsusi, mis ta teeb või mis iganes. Aga ei, seda ei pea justify'ma, seda ei pea õigustama. Sest et kui see on midagi, kui iluhoolitsused on midagi, mis ka sul tõstavad tuju, mis aitavad sul jälle tunda end normaalselt ja vähekenegi tunda, nagu maailm on normaalne, siis seda ei pea õigustama, või lihtsalt nii on. Ja tegelikult see sissejuhatus on homseks, sest et mu käsi väsib ära. Oh my god, oodake korra. Ja tegelikult põhivloogi ma ilmselt filmin laupäeval ja pühapäeval. Sest pühapäeval on tulemas lumishoot, mille üle ma olen nii excited. Reaalselt see on üks asi, mis on pakkunud mulle mingitki põnevust praegusesse ellu. See on üks asi, mis paneb mind tundma nagu. Aga kuna see shoot on tulemas, siis ma mõtlesin, et davai, nüüd on aeg teha üks korralik self-care päev ja teha kõik asjad korda pealaast jalad allani, mis tähendab seda, et mina üle 2 aasta lähen juuksurisse. Oh my god, oota, mis see kelluke meil on? Kell on 11:19 ehk siis mul on tegelikult aega pool tundi, et jõuda salongi ja ma räägin siin teiega. Tegelikult ma peaks ennast juba riidesse panema ja sinna sõitma, sest et ma ei tea täpselt, kuhu ma minema pean ja ilmselt ma natukene veel otsin seda kohta. Nii et Kaisa, sa pead liikuma hakkama. Milline ilm, love that for me. Wisdom IT, Aldous PMNT arrival time on this route is similar to Linu T, so Crispus Tallinn. Kõigil autojuhtidel üldjuhult on olemas see, kuhu sa paned oma telefoni. Kõigil on see olemas ja mul ei ole ja iga kord, kui mul on vaja kasutada GPS-i, siis ma iga kord tuleb meelde, et okei, kulge, peaks nagu ostma selle endale. There she goes. Oh my god, kulge, ma pean teiega pärast rääkima. Eriti täpne. 10 minti, no okei, 8 minti, oleme täpselt 8 minti varem olen oma juuksuri juures ja ma ei lähe veel sisse. Ja teate, mul on teile story või nagu fakt. Iga kord, kui ma bookin endale mingi iluhoolduse, juuksur, näohooldus, no mis iganes, siis mul on vaja, ma pean olema 10 minti varem kohal. Võib-olla see on tulnud sellest, et ma ise kunagi tegin seda ala, võib-olla sellest, et mul lihtsalt ei meeldi siukestesse kohtades hiljaks jääda, aga ma tavaliselt jõuan 10 minti varem ja siis ma tiksun lihtsalt enda autos, scrollin Instas ja siis ma lähen täpselt kella pealt, lähen sisse ja teen näo, nagu ma ei oleks just viimased 10 minutit istun maja ees ja scrollinud. Ma arvan, et ma ei saa olla ainuke, kes seda teeb. Nagu okei, vaata, praegusel ajal võib-olla peavad seda kõik tegema, aga varasemalt, kui meil ei olnud veel isolatsiooni, koroonapiiranguid, siis väga vähesed, ma arvan, fiilisid seda juttu praegu, aga võib-olla praegu enamus fiilivad. I don't know, aga fun fact, iga kord on selline teema. Reaalsus. Nüüd sul on vist väidid, on jäänud ka? No, sobib. Aga vist väga tugevalt ei ole. Iga kord, kui mul juuksuri toolis, ma tunnen, et 10 korda inetumana. Ma ei tea, miks, aga nii on. Ei ole küll kuulnud, et niimoodi oleks, aga... Ei tea, weird. Arva ära, millal ma viimati juuksuris käisin.
Ma ei tea, minu juures 2 aastat tagasi. Jaa. 2 aastat. Nagu ma vaatasin, et sul on juuksed nii pikad, et sa vist ei ole väga käinud kuskil. Nagu, seda ma veel ei vaadanud, et kas nad on nagu väga katki. Nad on väga katki. Nad on väga stressis. And they need love. Aga ma tegelikult olen otsustanud, et okei, ma suve elan veel üle ja siis sügisel ma tahan jälle lõigata maha nüüd. Okei. Ehk siis praegu võtame otsad lihtsalt. Ei, mul on idee. Ma tahaksin teha põhimõtteliselt sellist efekti, et oleks nagu välja kasvanud tukk. Okei. Ja nagu suht siuke 90s vibe, sa oled raudselt igal pool näinud seda. Ma midagi seevisin ära, et ilmselt sina oskad seda lõikust paremini vaadata, sest ma väga ei leidnud normaalselt. Põhimõtteliselt nagu midagi sellist. Okei. Ja siis peab tegema natukene nagu igale poole järgu, et muidu on nagu see, et on nagu vaata ainult siin, et siis teeme natuke igale poole. Aga siis võtan otsi ja lihtsalt natukene, et üldist pikkusse nagu väga palju ei taha lühemaks. Tahan, et nad näeks lihtsalt terved välja. Näitame teile, kes te olete kursis, mida Eeva hakkab mulle tegema. Tada! How exciting! Ma teen ülikiire catch-upi ja rundowni, mis mulle tehti siin praegu. Ma võtsin Joiko hooldusega, sest nagu ma ütlesin, minu juuksed vajavad rohkem armastust, kui mina olen suutnud neile pakkuda. Eeva siis tegi mulle Joiko hoolduse, mida ma tegin ka siis 2 aastat tagasi, kui ma tema juures käisin. Sest et ma tundsin, et mu juuksed said, mul hästi karmid juuksed ja mul on ju lokkis juuksed või laines juuksed. Ja nad on ülikuivad kogu aeg ja siis Eeva eelmine kord oli, et äkki teeks, sest minu arust ma isegi ei bookinud seda, aga sul oli veits aega. Jaa, vist oli küll, jah. Ja siis ma olin nagu, tavai proovime ja ülimanus ja saate aru, see lõhnab nagu siuke banaanikook minu arust. Öelda, et mulle praegu täiega meeldib see soeng on, ma arvan, vähe öeldud. Nii tore. Ma tunnen, et see on selle suve soeng enamustel. Siuke soeng annab nii palju võimalusi, mida oma juustega teha. Kui muidu mul oli lihtsalt ainult siiriga, siis nüüd ma saan teha, et on väikesed need lahti siin. Saan need kinni panna, kui ma tahan, mida iganes. Me lõikasime järku ka natukene. Jah. Hommikurutiin tehtud. Tere hommikust, kell on täpselt 9:20 ja mul on aega täpselt 10 minutit, et minna kodust välja, süüa hommikusöök ja minna näohooldusesse. Ja kuna ma ka avastasin, et mul ei ole mitte midagi kodus, sõna otseses mõttes mul ei ole mitte midagi kodus otseselt süüa, siis Tradasi pakist ma sain sellise rössepiku retsepti, mis tegelikult on täiesti basic banaani, pähkli või võiku. Nii et ilmselt ma lihtsalt röstingi gluteenivaba saia ära ja panen pähklivõid peale, banaani, mingeid seemneid. Ma ilmselt panen chia seemneid peale, sest et nüüd mul lihtsalt on nii palju ja... Ja pärast, kui ma näohooldusest tagasi tulen, siis ma lihtsalt teen endale midagi natukene toekamat süüa, sest et ma ei ela seda näohooldust üle, kui mul pole mitte midagi kõhus, sest millegipärast ma olen täna hommikul ärganud väga tühja kõhuga. No nii, põhimõtteliselt ma bookisin endale aja sinu aegilusalongi. Pole mitte kunagi seal käinud, aga Taini Ede on seal käinud ja talle esimene kord väga meeldis, teine kord ta oli nagu mingi, ta ei tea.
nii et ma ei ole seal tõesti käinud, ma ei oska mitte midagi selle kohta arvata, aga ma bookisin endale sügav puhastava happehoolduse, mis peaks ka ühtlasi olema niisutav, sest et nagu ma olen maininud, siis mul on pigem rasusem nahk, aga praegu ta millegipärast on pigem kombineeritud nahk, ehk siis ta on nagu hommikul kuiv ja päeva peale läheb rasuseks. Need prillid võid saavad mind närvi. Okei, igatahes. Nii et ma mõtlesin, et see võiks sobida mulle päris hästi või noh, ma arvan, et see on ainuke hooldus, mis tegelikult peaks olema praegu õige võtta. Ma pean reaalselt hakkama õppima, kuidas oma tukka siin nüüd natukene kontrolli all hakata saama tulevikus ja wow, how fabulous. Nagu ma ütlesin, ma läksin esimest korda sinna salongi ja Tanni õde käis seal korra ja siis esimene kord talle meeldis, teine kord oli siuke mehks, ma olin nagu läheks prooviks, seepärast et kui ma vaatasin neid pilte nende Instagrami lehel, siis neil olid ülihead tulemused just nagu aknelise nahaga ja kuigi mul ei ole akneline nahk, siis mul ikkagi vahepeal tekivad need hormonaalsed punnid ja mul poorid ummistuvad suht kergesti, nii et ma mõtlesin, okei, läheks prooviks. Pluss ma täiega tahtsin proovida seda vetikamaski, see on põhimõtteliselt siis siuke vedelmask, mis pannakse sulle üle näo, nii silmad, huuled, kõik asjad on sul koos ja siis ta nagu muutub selliseks silikonilaadseks asjaks su näo peal, igastahes see tundus nii cool ja ma tahtsin seda proovida ja sellepärast ma kindaga sinna salongi läksin. Algselt me mõtlesime, et me teeme midagi pigmendilaigule, sest et mul siin põse peal on pigmendilaik, see on olnud suht kaua mul juba. Ja kuna mul on homme lumishoot, ma ütlesin talle seda ka, siis ta ei hakanud riskima, et ta teeks mulle, sest et see pigmendilaigu hooldus või see happhooldus, mis on siis mõeldud pigmendilaikudele, on natukene tugevam ja ta ei saa garanteerida, et mu nahk ei hakka ketendama homme. Ja kuna see shoot on, siis ma ei saa väga riskida sellega, et mu nahk on mingi weird. Ja siis ma otsustasin, me teeme davai siukse aknelise näonaha puhastus hoolduse. See tüdruk oli pigem hästi konkreetne ja hästi fokusseeritud pigem sellele hooldusele ja pigem tegi nagu hästi kiiresti ja nagu seletas mega palju ja mulle tõesti meeldib, kui inimesed seletavad mulle, et mis nad teevad ja kuidas see mõjub ja nii edasi, aga mulle ei meeldi nagu siuke rapsimine või mulle ei meeldi nagu ma ei tea, lihtsalt võib-olla tema kui tegija on selline, et ta pigem on selline nagu konkreetne, teeb kõige kiiresti, to the point, hakkame tegema, me ei hakka siin mingit rahulikku värki tegema. Ma saan sellest täiesti aru, iga tegija ongi erinev ja võib-olla see on rohkem tema stiil, aga kuna mina isiklikult ootan pigem lõõgastust näohooldusest, no kindlasti ka probleemi lahendust, eks ju, aga eelkõige ma tahaksin minna lõõgastuda ja ma tahan nagu siukest mõnusat rahulikku kogemust ja mulle sobib pigem tegija, kes teeb hästi rahulikult, hästi siuke nagu zen. Kas see on õige öelda? Igastahes siuke pigem, pigem selline zen keskkond meeldib mulle rohkem, aga ma juba saan öelda suht esmahinnangul, et see stiil ei olnud väga minu stiil. Aga ma lähen käin poes ära. Ma ilmselt lähen õhtul Tanni juurde ja nad mõtlesid, et nad grillivad, kuigi see ilm tundub suht kahtlane. Aga praegu on esialgne idee, et õhtul me grillime ja kuna ma tean, et alati seal on ka midagi magusat ja nad alati mingi söövad kooke, jäätiseid, värki-särki, siis ma mõtlesin, et ma teen ise endale kaasa mingi siukse toor vegan koogi. Aga me ei ole ammu juba ühtegi voice-overit teinud ja ma ilmselt praegu naudin seda olukorda siin liiga palju. Liigume retsepti juurde. Põhimõtteliselt, mis mul ideeks tuli, oli kookose, pähkli, toorkook ja me teeme täna 3 kihti ja esimeses kihiks saab olema siis selline küpsise moodi krõbe põhi. Seal sees kasutame me siis röstitud india pähkleid ja ausalt palun röstige oma pähkleid, sest see on täielik game changer nii siin retseptis kui paljudes teistes, sest see pähklimaitse minu arust muutub 3 korda paremaks. Ja siis me kasutame ka röstitud mandleid ja tatleid. Nüüd ma ütlen, et eelistatavalt võiks kasutada värskeid tatleid, aga kuna mul ei olnud värskeid tatleid, siis ma lihtsalt leotasin enda kuivatatud tatleid kuumas vees mõned minutid ja see peaks
suht sama välja andma. Ja siis lõpuks panin ma sinna sisse ka 2 supilusikatäit kookosõli, et see ilusti taheneks, kui me selle külma paneme. Kui me räägime konsistentsist, siis sa tahad, et see oleks natukene tekstuursem ja natukene chunkim, ehk siis ära blenderda seda nii kaua, kuni see on mingi pudru, vaid tõesti natukene ainult selleks, et pähklid oleks enam vähem purustatud ja kõik oleks kombineeritud ja that's it. Ma võtsin tavalise muffini vormi ja kuna pähklites on piisavalt õli, siis ma ei teinud seda vormi õli ega millegi muuga kokku, ei pannud mingit paberit, vaid ma panin lihtsalt selle põhja materjali sinna sisse, lamendasin ära ja pressisin oma näppudega selle lihtsalt siledaks, et see oleks ilusti tihkelt koos. Nüüd see teine kiht peaks olema see showstopper kiht, aga minu arust, kui ma ütlen ausalt, siis mulle meeldis see esimene kiht isegi rohkem. Aga teine kiht on siis natukene selline bounty-laadne kiht ja sinna sisse läheb kookoskoor ja ma megalt soovitan kasutada kookoskoor tavalise kookospiima asemel ja siis ma panin sinna sisse natukene vahtrasiirupit. Okei. Keda ma siin ikka petan, ma panin pool purki praktiliselt vahtrasiirupit, sest et your girl likes it sweet. Ja siis sinna sisse läheb ka kookosjahu, aga võib kasutada vabalt ka kookoshelbeid. Mul lihtsalt oli kookosjahu rohkem kui kookoshelbeid. See muudab ka natukene tekstuuri, sest kookosjahu rohkem paksendab seda kihti, aga kookoshelbed annavad rohkem võib-olla tekstuuri. Ja selle kihiga kordasin ma täpselt sama tegevust nagu eelmise kihiga, nii et ma võtsin sügavkülmast põhja välja ja panin sinna teise kihi peale ja panin selle tagasi sügavkülma. Ja nüüd me liigume viimase kihi juurde, ehk siis 3. kihi juurde, milleks on maailma kõige lihtsam šokolaad, ma isegi ei tee teile nalja. Sinna sisse läheb ainult 3 koostisosa, no okei 4, aga ma ei loe seda 4. isegi koostisosaks. Seal on vaja kookosõli, kakaod, meelepärast magustajat, aga ma väga soovitan kasutada ikkagi vedelat magustajat, ehk siis kas vahtrasiirupit, mett, agavesiirupit, mis iganes sul kodus on, seda kasuta, kuna mul sai vahtrasiirup otsa, siis ma kasutasin mett ja ma panin ka sinna natukene soola, sest et jällegi kakao, sool, match made in heaven, seal ei ole lihtsalt midagi paremat ja jällegi viskasin selle lihtsalt koogi peale ja that's it. Sul on valmis üks ülilihtne toor vegan kookoskook, mis on mega tervislik ja ma ütlen kohe ära, ei, see ei ole madala kaloraažiga, vaid see on lihtsalt tervislik, täis häid vitamiine, mineraale, õlisid. Ma ütleks, et ma olen inimene, kelle jaoks küpsetamine või üleüldiselt uute retseptide katsetamine on omamoodi teraapia, stressimaandaja, üldse väga rahustav tegevus ja see tundus väga õige asi olevat, mida teha enda self-care päeval. Mul on aega umbes tund aega ja siis ma lähen Küntesse ja see on ühtlasi ka minu viimane hooldus, mis ma olen selleks nädalavahetuseks bookinud. Ja mul on nüüd nagu mitu ideed ja alati kui ma lähen Küntesse, siis on selline probleem, et ma lähen sinna ja mul on väga palju usku enda küünetüdrukusse, sest et ta on tõesti andekas. Ja ma iga kord teen selle vea, et ma ei saada talle ette ühtegi disaini, vahepeal ma tahan midagi keerulisemat ja vahepeal ma tahan lihtsalt värvi, eks ju. Ja ma alati teen selle vea, et ma ei saada talle ja siis ma jõuan sinna ja siis ma näitan talle midagi üli keerulist ja siis ta nagu on, et davai proovime. Vahepeal tuleb välja, vahepeal ei tule välja ja siis me lihtsalt istume seal mõlemad, kui ei tule välja, mõtleme okei, aga mis me nüüd siis teeme, sest et ma olen väga kuulus selle kohta, et mul ei ole kunagi plaan B, on ainult plaan A ja plaan A peab õnnestuma. Ja põhimõtteliselt, mis mu idee on siis kõige lihtsam, ehk siis plaan C on siis täiesti tavaline prantsuse maniküür ja teeks lihtsalt siuksed helesinised otsad. Minu arust see on nii cute ja üli mõnus kevadeks, üldse nagu väga kevade värv. Plaan B stiil oleks siis midagi sellist. Minu arust ka mega cool, aga ikkagi siuke suht neutraalne ja tegelikult see on plaan A. See on plaan A. Plaan B on kõige neutraalsem asi üldse, aga plaan A-ga suht sarnane, aga ikkagi tundub natukene lihtsam olevat minu arust. See vlog on olnud põhiliselt selline self-care vlog, ehk siis nagu enese eest hoolitsemine ja kõik hooldused ja nii edasi. Aga tegelikult minu arust selle välimise osa eest on küll tähtis hoolitseda ja ma väga naudin kõiki hooldusi ja lihtsalt keegi tegeleb sinuga, see on lihtsalt the best feeling ever. Aga minu arust ühtlasi on sama tähtis tegelikult sellistel päevadel tegeleda ka enda sisemusega. Näiteks minul on olnud väga sellised imelikud
emotsioonid viimasel ajal, veits siuke tunne, et ma ei tea, siuke ennast haletsevad emotsioonid, siuke tunne nagu ma ei saa mitte millegagi hakkama ja ma ikka ei oska midagi ja mul ei ole mitte mingeid teadmisi. Ja ma arvan, et sellistel self-care päevadel, nagu ma siis täna tegin või tegelikult terve self-care nädalavahetus, siis ma tahtsin väga võtta fookusesse ka nii-öelda enda emotsioonide analüüsi. Nagu te nägite, ma hommikul venitasin ja tegelikult venituste ajal ka ma üritan võimalikult tühjana hoida enda pead ja ma üritan lihtsalt end täielikult välja lülitada ja mitte mõelda enda probleemidele ja sellistele asjadele. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, mul on tunnik aega enne kui ma pean minema Küntesse. Ma mediteerin enne kui ma lähen. Sest et venitamise ajal ma siis hoian oma pead võimalikult tühjana ja rahustan ennast veidi maha. Ja mediteerimise ajal mulle tegelikult, esiteks ma ei ole mingi mega mediteerija, ma ei tee seda iga päev, ma ei tee seda isegi võib-olla mitte iga nädal. Ma teen seda siis, kui ma tunnen, et see ei ole kohustus, vaid ma tõesti vajan seda ja ma nagu tahan teha seda. Ja täna on üks nendest päevadest, kus ma tõesti tunnen, et ma tahan mediteerida, ma tunnen, et see kindlasti aitaks mind, see aitaks mul natukene selgust saada enda mõtetes, et kust mõned sellised negatiivsed emotsioonid võib-olla tulevad. Ja mulle meeldib mediteerimise ajal analüüsida väga palju. Ja kuna ma ei ole mingi mega hea mediteerija, eks ju, siis tegelikult ma kasutan YouTube'is selliseid guided meditatsioone, ehk siis on inimene, kes siis suunab sind ja su mõtteid. Ja kuna ma olen ka väga püsimatu, siis ma üldjuhul mediteerin kuskil 10-20 minti päeva jooksul ja minu jaoks on täiesti piisav, et ma tean, et on inimesi, kes mediteerivad võib-olla mingi tund aega järjest, 2 tundi järjest, mis on ka täiesti fine, sest et igalühel on oma viis, kuidas nad seda teevad ja kui kaua nad suudavad seda teha ja kui kaua nad suudavad olla seal sees. Panen mõned thumbnailid kuskile siia üles ka, et siis nagu te saate ise ka vaadata veel YouTube'ist, kui te olete mõelnud, et te tahaksite mediteerida, aga te ei oska või te ei tea, kust alustada või te ei tea, mida mõelda meditatsiooni ajal, siis minu arust ülihea on võtta sellised juhendajaga meditatsioonid. Nii et ma arvan, et ma teen oma meditatsiooni ära ja siis ma lähen juba Küntesse ja siis ma pean Laura peale võtma ja siis me lähme maale. Väike modell oled ja tead, Jammi, sa oled minu päeva kõige ilusam hetk. Vähemalt siiamaani. Sa oled nii... Seni kuni me Laurat ootame, siis ma saan teile oma küüsi näidata. Ma olen nii rahul. Marietta on lihtsalt selline ingel minu arust. Iga kord, kui ma lähen tema juurde mingite crazy'de ideedega, mitte et see mingi mega crazy idee oleks, eks ju, aga ta alati teeb ära minu arust. Nii et New Nails hoodies. Tunnen, mulle kaamerast vaatab vastu praegu täiesti teine inimene. Võib-olla need on juuksed, võib-olla see on see, et ma olin terve vlogi vältel ilma meigita ja meik muudab täiesti väga palju. Aga see tegelikult ei ole, mida ma öelda tahtsin. Ma tegelikult tahtsin võtta selle vlogi kokku, sest ma hakkan praegu lumishootile liikuma. Ja kui ma seda praegu ei tee, siis ma ilmselt unustan selle ära. Nii et see võis tunduda natukene selline random vlog, aga mul endal oli seda väga tore filmida ja see oli natukene selline teistsugune, sest ma varasemalt ei ole väga selliseid iluhooldusega seotud mingeid vloge ja self-care vloge teinud. Nii et selles mõttes see oli mulle endale väga huvitav ja ma loodan, et teile siiski meeldis see ja kui teile meeldis, siis nagu ikka pange like ja kui sa ei ole veel subscribe'inud, siis kindlasti tee seda ja mina näen teid juba järgmises videos. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky.